Kaia Loob ja räägin täna siis käibemaksuga maksustamisest. Täna siis räägime kõigepealt käibemaksukohustuslasena registreerimisest. Edasi vaatame maksustamise üldpõhimõtteid ja täpsemalt siis peatumegi tööjõurenditeenuse ja ehitusteenuse maksustamisel. Kõigepealt siis registreerimine. Seadusest tulenevalt siis Eesti isikud ja ka välisriigi isikud, kellel on siin püsiv tegevuskoht juba tekkinud, eks nad ole enam jaolt ka siin meil juba siis äriregistris registreeritud, kui nendel siis on käive juba kalendriaasta algusest 40 000, siis tuleb hakata käibemaksukohustuslaseks. Selle hulka ei arvata põhivara võõrandamist ja ei pea ka kohustuslaseks hakkama sel juhul, kui on ainult nullmääraga maksustatav käive, näiteks eksport. Aga kui on kaubaühenduse sisene käive või teise liikmesriigi kohustuslasele teenuste müük, tuleb ikkagi ka nullmäära puhul kohustuslaseks ennast registreerida. Kohustuslik registreerimine on ka nendel välisriigi ettevõtjatel, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht. Ja sel juhul, kui nad teevad tehingut meie mittekohustuslastega, müüvad kaupu neile. Kui aga müük on siis käibemaksukohustuslastele, siis Eestis on laialdane pöördmaksukohustus ja kauba ja teenuse ostja peab ise selle tehingu maksustama. Ja seda siis nimetataksegi selliseks üldiseks pöördmaksustamiseks. Eestis on selline seadusesäte, mis lubab sellist üldist pöördmaksustamist teha, aga see ei ole sugugi siis kõikides liikmesriikides. Ja siin võibki näiteks tuua sellise olukorra, kui Poola firma müüb nüüd tööjõurenti Eesti kohustuslasele, siis tema müüja ei pea siin kohustuslaseks võtma, vaid Eesti isik ise maksustab selle saadud renditeenuse. Aga mitte kohustuslasele müügi puhul tuleb siis kohustuslaseks võtta. Ja see maksustamine, sellist maksustamist nimetatakse pöördmaksustamiseks, mis tähendab, et müüja, kes üldjuhul peakski olema ju maksustaja, ei maksusta, vaid pööratakse maksustamine müüja juurest ostja juurde ja ostja siis oma käibedeklaratsioonil selle saadud tehingu ka maksustab. Peale selle on võimalik vabatahtlikult ennast registreerida kohustuslaseks, kui ei ole piirmäär täidetud. Ja ega siis selline vabatahtlik registreerimine ei olegi midagi halba. Kui on normaalne ettevõtlus, ongi väga normaalne, kui ka firma alustades ennast kohustuslaseks võtab. Muidugi siin on tal endal võimalus kõigepealt analüüsida ja vaadata, kuidas talle on kasulikum, kes on tema tehingupartnerid, kas tal on palju suuri soetusi kaupade teenuste näol või mitte ja vastavalt sellele maksumaksja siis võib ise otsustada, kas ta esitab avalduse või mitte. Ja nüüd, kui vabatahtlikult registreerimise avaldus on meile esitatud, siis meie ikkagi uurime, hindame selle maksumaksja tausta ja tema peab meile tõendama, kas tal on ettevõtlus või ta on kavas alustada ettevõtlusega. Ja ettevõtlus siis käibemaksuseaduse mõistes on siis isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust. Ja selliselt siis maksumaksja peab selgitama, milles seisneb konkreetselt tema
ettevõtlus, mida ta on juba alustanud või hakkab alustama. Ja kui siis on olukord, et meil ei ole piisavalt ikkagi selgitatud ja põhjendatud seda kohustuslaseks olemise vajadust, siis meil on õigus ka jätta see isik kohustuslaseks registreerimata. Ja siin ongi olnud meile informatsiooni, et sellise eitava otsusega on ka maksumaksja juba jõudnud kohtusse ja ütleb, et kuidas ma saingi maksustada, kui mind ei tahetudki kohustuslaseks ja sellepärast ma ei olegi oma tehinguid ka maksustanud. See, et algul saadakse eitav otsus, ei tähenda nüüd seda, et maksumaksja ei võiks uuesti meie poole pöörduda. Aga eitavate otsuste puhul on ikkagi ka üheks põhjuseks olnud see, et võib-olla need avalduse esitajad on meile kuidagi juba vanad tuttavad, kes on juba pettustega hakkama saanud ja nende puhul me oleme nagu eriti ettevaatlikud, enne kui me nendele siis selle käibemaksunumbri anname. Ja kui ikkagi maksumaksja ei ole suutnud meile algul tõendada ettevõtluse alustamist, aga tegelikult ettevõtlus ikkagi hakkab toimuma, siis 40 000 täitumisel on tal ikkagi kohustus meie poole uuesti pöörduda ja avaldus teha ja siis me ikkagi jälle ka kontrollime. Tihti esitatakse meile ka fiktiivseid arveid, et näidata juba käibe olemasolu, aga tegelikult seda ei ole. Ja siis me võtame kohustuslaseks isiku, kui ta ikkagi meile selle ettevõtluse olemasolu ära tõendab. Nüüd, kui me oleme juba aeg on mööda läinud ja tegelikult ettevõtlus ongi juba ammu alganud, aga ta isik ei ole veel kohustuslaseks võtnud ennast, siis käibemaksuseadus lubab ka tagasiulatuvalt kohustuslaseks registreerida. Mitte ei luba, vaid ongi kohustus tagasiulatuvalt registreerida sellest hetkest, kui piirmäär on täis saanud. Nüüd teatud juhtudel tekib tõesti küsimus, et kas on ikka väga mõttekas niimoodi tagasiulatuvalt kõiki ka kohustuslaseks võtta. Kui on juba näha, et isik, kes ei ole kohustuslane olnud, kuigi pidi seda olema, tema tegevus on juba selline, et ta ei ole meil enam hästi kättesaadav või temal on juba suured maksuvõlad ja meil ei olegi lootust neid ka kätte saada. Kui me ta võtame tagasiulatuvalt kohustuslaseks, siis temal tekivad samasugused käibemaksukohustuslase õigused ja kohustused nagu teistel, kas nad on vabatahtlikult või piirmäära ületamisel kohustuslaseks võetud. Ja see siis ühtlasi tähendab ka seda, et maksumaksjal on õigus nüüd varasemalt välja kirjutatud arveid parandada. Ta saab need arved nüüd esitada käibemaksuga. No loomulikult, kui teine pool seda aktsepteerib. Ja kui nüüd maksumaksja esitab uued arved nüüd koos käibemaksuga, siis see tähendab, et tema peab ise deklareerima käibedeklaratsioonil nüüd käibemaksu, sellega tasuma, aga arvete saajatel on õigus see sisendkäibemaks tagasi saada. Ja kui me nüüd mõtleme tööjõurendist, see on nüüd selline teenus, mille puhul kindlasti on selle rendi ostjal kindlasti õigus see sisendkäibemaks tagasi saada. Tema rõõmsalt küsib meie käest tagasi selle käibemaksu, aga probleem on hoopis selles, et kas see tagasiulatuvalt võetud isik, kohustuslaseks võetud isik ka meile enam seda käibemaksu tasu. Ja sellest, kui ta ei tasu, võib siis riigile lihtsalt täiendav kahju tekkida. Nii et selline
Tagasiulatuv kohustuslaseks registreerimine on küll seaduslik, aga tõesti mõningatel juhtudel ta on hoopis riigile kahju tekitav. Kui nüüd isik on käibemaksu kohustuslaseks saanud, me oleme siis aktsepteerinud, et tegemist on ettevõtlusega, siis temal on kohustus oma käivet maksustada. Ja käive on siis käibemaksuseaduses defineeritud selliselt, et see on kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus. Et käive saab tekkida ikkagi reaalsest teenusest, reaalsest kaubast. Käive ei saa tekkida fiktiivsetest arvetest, mille taga puudub siis kaup või teenus. Ja raha liikumine ei tekita iseseisvalt käivet. Raha liikumine on küll oluline käibe toimumise hetke määramisel, kuid lihtsalt raha teisele firmale maksmine olematu teenuse või kauba eest ei ole käive. Seda ei tohi deklareerida siis ka käibedeklaratsioonil. Kui seda on tehtud, tuleb parandada ja samas ei ole õigust ka siis selle arve saajal, fiktiivse arve saajal sisendkäibemaksu maha arvata. No teatud juhtudel võib küll olla raha liikumist, mis ei tekita käivet, näiteks kahjuhüvitiste või trahvide maksmised. Nende puhul varasemalt oli isegi ka seaduses säte, mis ütles, et nende puhul ei ole tegemist käibega. Nüüd otseselt küll seaduses ei ole öeldud, aga põhimõte on see, et need ei ole sisuliselt teenused ega kaubad ja järelikult ei saa sellisest raha maksmisest ka käivet tekkida. Ja sellepärast siis ka, kui võetakse nende firmade poolt, arvevabrikute poolt, niinimetatud arvevabrikute poolt nüüd lihtsalt raha välja, siis sellist raha väljavõtmist ka loomulikult ei saa maksustada, sest maksustamisele kuulub ikkagi käibemaksuga ainult kauba võõrandamine ja teenuse osutamine. Ja kauba siis maksustamisel on oluline see, et kui maksumaksja siis maksustab seda kaupa, mis on tal, kui me mõtleme Eesti käibemaksu kohustuslast, siis tema maksustab seda kaupa, mis on ka reaalselt Eestis või tuuakse Eestisse või müüakse Eestist välja. Aga teenuste maksustamisel on hoopis teised reeglid. Ja siin me vaatamegi siis edasi teenuste maksustamise reegleid. Ja kui meil täna siin on aktuaalsed tööjõu renditeenus ja ehitusteenus, siis olgu öeldud, et neid kahte teenust ei maksustata samade reeglite alusel. Ja kuna ei ole siis samad reeglid, siis on kõigepealt oluline vaadata, millist teenust üks isik teisele müüb, millega on siis tegemist. Kas müüakse tööjõurenti või müüakse ehitusteenust. Ja teenuste maksustamise põhireegli alusel maksustatakse siis tööjõurenti. Aga olgu ka öeldud, et nende teenuste maksustamise põhireeglil on väga palju erandeid. Ja kui siis maksumaksja peabki vaatama oma arvet, millega on tegemist, millise teenusega on tegemist, vastavalt sellele
siis ta peab ka maksustama. Kui erireeglite alla osutatud teenus ei lähe, siis maksustatakse põhireegli alusel. Ja põhireegel tähendab siis seda, et oluline ei ole, kus teenust osutatakse, aga oluline on hoopis see, kellele esitatakse arve. Kui nüüd tööjõurenditeenus osutatakse Eesti käibemaksukohustuslasele, siin me ütleme Eesti maksukohustuslane sellepärast, et see ka välisriigi isikul võib olla Eestis käibemaksunumber. Ühel maksukohustuslasel võib olla palju käibemaksunumbreid ka teistes liikmesriikides. Oluline on siis see, et milline number esitatakse sellele teenuse müüjale. Kui siis on antud Eesti number ja siin Eesti isik ka seda teenust osutab, siis alati tööjõurent on 20% määraga maksustatud. Sõltumata siis sellest, kus seda tööjõurendina antud töötajaid kasutatakse. Kas neid kasutatakse objektidel, mis asuvad siin Eestis või teises liikmesriigis või ka hoopis ühenduse välises riigis, ikkagi see renditeenus maksustatakse 20% määraga. Ja siin on ka juures veel see moment, et kui nüüd mittekohustuslastele teenust, seda renditeenust näiteks osutatakse, siis maksustatakse ikkagi seda Eesti käibemaksumääraga, 20% määraga. Kui nüüd teenust osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele, siis on see maksumäär 0 ja jälle Eestis maksustatakse 0-ga, aga teenuse saaja peab ise selle oma liikmesriigis maksustama, tegema pöördmaksu. Aga selleks teenuse saajaks teises liikmesriigis võib ka olla täiesti Eesti äriregistris registreeritud firma. Kui Eesti firma tegutseb näiteks Rootsis ja tal on ka seal number, siis ta võib seda tööjõurenti osta hoopis Rootsi numbrile. Et alati on siis oluline vaadata, millisele käibemaksunumbrile teenus müüakse, vastavalt sellele on ka siis maksumäär. Ja viimane punkt, kus siis öeldakse, et müük on ühenduse välise riigi ettevõtlusega tegelevale isikule. Sel juhul on samuti käive tekib siis saaja, selle teenuse saaja asukohas ehk siis kolmandas riigis, aga kolmanda riigi isik ei pea olema käibemaksukohustuslane või mõnes ühenduse välise riigis ka on käibemaks, mõnes ei ole, nii et see ei ole määrav, vaid oluline on ainult siis see, et ta on ettevõtlusega tegelev isik. No kui ta juba tööjõurenti ostab, siis ongi loogiline, et ta ka ettevõtlusega tegeleb. Selliselt siis väljapoole Eestit, väljapoole Eesti käibemaksukohustuslasi müüdud tööjõurent maksustatakse 0-määraga. Aga kui me ise siin Eestis ostame Eesti käibemaksunumbriga isik, ostab nüüd tööjõurenti väljaspoolt, siis ka meie isikule müüakse 0-määraga ja Eestis on maksustamise kohustus. Ja seega, kui näiteks siis Poola firma müübki seda tööjõurendi teenust, siis Eesti isik, kes selle rendi siis teenuse saab, maksustab oma käibedeklaratsioonil. Ja samamoodi ka ühenduse välise riigist saadud siis teenus, kui sealne ettevõtlusega tegelev isik müüb sellist renditeenust, siis ka maksustamine toimub Eestis. Ja pöördmaksustamine on ikkagi
selliselt, et saadud teenus deklareeritakse, kuna teenus maksustatakse 20% määraga, siis deklareeritakse ka käibedeklaratsiooni lahtrisse, kus ongi 20% määraga maksustatavad tehingud ja toimingud. See võib olla natuke kummaline, et siia lähevad kokku summeerimisele nii müügid kui ostud, sest siin saavad kokku selles lahtris kõik, mis isik peab 20% määraga maksustama. Aga nii nagu käibemaksu üldpõhimõte on, et kui midagi ostad oma ettevõtluse maksustatava käibe jaoks, siis ikka saab ka sisendkäibemaksu maha arvata, nii on ka pöördmaksustamisel, et selle sama käibemaksusumma, mis siis peab selle teenuse ostmisel riigile maksma, saab ka maha arvata oma käibedeklaratsiooni sisendkäibemaksu maha arvamise lahtris. Et ei ole siis vahet, kas osta Eestis seda teenust ja käibemaksu kohustuslaselt, et saab sisendkäibemaksu maha arvata või osta seda siis väljaspoolt, välisriigist, ikkagi saab sisendkäibemaksu samadel põhimõtetel maha arvata, loomulikult, kui selleks ka õigus on. Kui tööjõurendi teenuse maksustamine oli põhireegli alusel, siis nüüd ongi üks erireegel siin slaidil. Ja see on käibe tekkimise koha erireegel. Ja vaat siia alla käib nüüd ka ehitusteenuse maksustamine. See erireegel ütleb, et alati maksustatakse kinnisasi ja selle kinnisasjaga seotud teenused selles riigis, kus kinnisasi asub. Kui siis minnakse ehitusteenust osutama teise liikmesriiki, siis ongi teenuse müüjal kõigepealt selgust saada, milline on selles teises liikmesriigis maksustamine. Kas seal kehtib ka üldine pöördmaksu kohustus või selle ehitusteenuse osutamise puhul tuleb kohe võtta ennast seal kohustuslaseks. Kui on nagu Eestiski üldine pöördmaksu kohustus, siis isegi ei pea registreerima ja käibemaksu arvestab teenuse saaja. Kuid siin on palju erisusi, näiteks Soomes tekib püsiv tegevuskoht, kui meie ehitaja näiteks siin või müüb sinna ehitusteenust meie firma ja kui seal sõltub ehitusobjekti maksumusest, sõltub, kui pikalt ehitusteenust osutatakse ja sõltuvalt sellest, siis peab selle ehitusteenuse osutaja ka vastavas liikmesriigis ennast kohustuslaseks võtma. Kui ollakse seal teises liikmesriigis kohustuslane ehitusteenuse osutamisega seoses, siis seda Eesti käibedeklaratsioonil ei deklareerita. Deklareeritakse siis ainult seal liikmesriigis, kus on number. Ja ka selline moment, et kui juba osutatakse selle kinnisasjaga seotud ehitusteenust, siis olgu siis tegemist siis peatöövõtja, alltöövõtjatega, kui nad ei osutavad seda teenust teises liikmesriigis, sõltumata sellest, et nad on kõik Eesti firmad, Eesti peatöövõtja võtab endale alltöövõtjad Eestist, aga nad ei saa ehitusteenuse arvet maksustada Eesti 20% maksumääraga. Siis seal ongi kaks võimalust, kas maksustatakse nulliga, kui tehakse Soome käibemaksu numbrile arve või tuleb ennast seal
Soomes kohustuslaseks võtta, kui arve saaja ei ole Soome kohustuslane. Nii et ehitusteenuse osutamisel siis on oluline, kus liikmesriigis on kinnisasi ja vastavalt sellele ka on siis maksustamine. Meie ei saa siin vaielda, kas oli nüüd tööjõurent või ehitusteenus, kui ikkagi arvel on näidatud, et tehakse maalritöid või näiteks keevitustöid, siis on tegemist ehitusteenusega ja käibemaksu seadusest tulenevalt me siis vaatame maksustamist vastavalt nende reeglite alusel. Kui on aga arvele siis tööjõurent peale kirjutatud, siis maksustame tööjõurendi teenuse maksustamise reeglitega. Kui need teenused on siis tehtud, siis on küsimus, millal toimub nende deklareerimine siis käibedeklaratsioonil. Ja selleks on siis seaduses käibe tekkimise aja määratlus. Mis on varasem, kas see teenuse osutamine või teenuse eest raha laekumine? Siin me näeme küll, et raha laekumisel on väga tähtis roll, aga see ei tähenda fiktiivse arve alusel makstud raha. See raha, mis makstakse, mis tekitab käivet, peab olema seotud ikkagi selle teenuse reaalselt osutatud või veel osutatava teenuse eest. Ainult sel juhul tekib siis sellest raha maksmisest käive. Kuna nii tööjõurent kui ehitusteenus on teenused, mille osutamine kestab kauem, pikemat perioodi, siis on eraldi siin seaduses ka säte, mis ütleb, kuidas sel juhul käibe toimumise aega määratletakse. Et üldjuhul on siis põhimõte, et teenus loetakse osutatuks sel maksustamisperioodil, kui selle osutamine lõpeb. Aga võib ka olla väga pika perioodi jooksul osutatavaid teenuseid, siis seadus reguleerib selle käibe deklareerimist ja siin on kirjas, et kui juba 12 kuud on juba teenuse osutamise algusest juba aega läinud ja ikkagi veel käivet, niinimetatud käivet ei ole tekkinud, et siis tuleb juba see osutatud teenus ka välja arvutada, palju teenust on osutatud ja see ka deklareerida. Sest maksumaksjad, tehingupartnerid võivad ju omavahel kokku leppida, millal toimub teenuse eest maksmine. Ja kui ongi kokku lepitud selliselt, et võib-olla alles siis, kui objekt saab valmis ja võib-olla see objekti ehitamine on pikemat perioodi, ka üle aasta, siis sel juhul tõesti see maksustamine ka varasemalt toimub. On siin meileni jõudnud probleeme, eriti kui on toimunud nende niinimetatud katuse korterite ehitamine juba olemasolevatesse majadesse. Ja seal on tõesti tehtud lepinguid, et ehitajale maksame alles siis, kui neid korterid on juba ka müüdud. Selleks ajaks, kui korter on juba müüdud, võib tõesti tekkida olukord, et juba seda ehitusfirmat isegi enam ei eksisteeri ja mingit käibemaksu maksmist ka ei tule. Et selliseid olukordi vältida, tuleb siis vähemalt 12 kuu möödudes see tehing, see osutatud teenus ka maksustada.
aga muidu kaks tehingupartnerit võivad omavahel väga kenasti kokku leppida, kas see maksmine toimub kvartalis kord või iga kuu või poole aasta jooksul või teatud tööde üleandmise hetkel. Nii et siin meie ei saa öelda, et te peate iga kuu oma maksustatavat väärtust deklareerima, maksustatavat käivet deklareerima ja maksu maksma, vaid siin on maksumaksjatel siis endal õigus seda ka reguleerida ja oleme soovitanud ikka ka lepingutesse see sisse kirjutada, et hiljem ei läheks vaidlemiseks. Selle käibe toimumise hetke üle ikkagi vaieldakse ja pöördutakse ka meie poole, sest müüja tahab ikkagi hiljem seda käivet deklareerida ja ostja tahab seda juba varem seda sisendkäibemaksu tagasi küsida. Ja siin on siis põhimõte, et kui ehitusobjekte antakse üle, siis üldjuhul tehakse ka üleandmisvastuvõtmisaktid ja tõesti see kuupäev, mis seal aktil siis on, et nii müüja on üle andnud, kui selle tehingu tellija on selle töö vastu võtnud, et siis see vastuvõtmise hetk ongi käibe toimumise hetkeks ja selles kuus siis peab toimuma ka käibe deklareerimine. Siis käibed on meil teada vastavalt siis käibe toimumise ajale, kuuluvad nad siis deklareerimisele käibedeklaratsioonis ja käibedeklaratsiooni täitmisel siis tulebki see arvestus käibedeklaratsiooni deklaratsioonil ongi siis käibemaks, arvestataksegi maksmisele kuuluv käibemaks. Selleks siis deklareeritakse maksustatav käive vastavas siis lahtris. Meil, kui me täna siin räägime tööjõurendist, ehitusteenusest, need on kõik 20%-ga maksustatavad ja deklareeritakse ka kõik pöördmaksustatavad soetused, millelt siis käibemaks kuulub maksmisele. Ja sellelt maksmisele kuuluvalt summalt on siis õigus sisendkäibemaks maha arvata. Ja need on sellised sisendkäibemaksud, mis on siis tasutud, mis on siis seotud ostude, kaupade, teenuste ostudega oma ettevõtluse vajaduseks. Ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel siis tuleb vaadata, kas kõik need ostud on ikkagi vajalikud selle firma ettevõtluseks ja kas nad on seotud maksustatava käibega. Olgu siin siis jälle öeldud, et kui tegemist on fiktiivse arvega, siis ei olegi ju mitte midagi saadud, ei olegi seda teenust, fiktiivsel arvel olevat teenust ei ole ju saadud. Järelikult selle fiktiivse arve alusel ei ole ka õigus sisendkäibemaksu maha arvata. Kui aga alati siis kõikidest tehingutest ei teki käivet, aga siin on ka veel neid momente, kui saab sisendkäibemaksu maha arvata. Näiteks, kui on juba ettevõtte või selle osa üleandmine, sellega seotud ostud saab ka maha arvata ja samuti siis välisriigis toimuv ettevõtlus. Võibki olla selline olukord, et ehitusfirmal ei olegi Eestis hetkel ühtegi objekti ja objektid ongi näiteks teistes liikmesriikides.
Aga ehitusfirma teeb siin Eestis teatud soetusi, ostab kaupu teenuseid, mis on ka vajalikud seal teises riigis töötamiseks. Kas töötajatele tööriistu, materjale, tööriideid, siis on õigus ka nendelt soetustelt käibemaks maha arvata, vaatamata sellele siis, et Eestis ettevõtlust või tähendab Eestis maksustatavat käivet ei deklareerita. Ja millal võib siis sisendkäibemaksu maha arvata? Ja siin on siis reegel, et sellisel maksustamisperioodil võib siis teenuse ostja selle sisendkäibemaksu maha arvata, kui müüjal tekkis käive ja müüjalt on saadud ka nõuetekohane arve. Jällegi, kui on fiktiivne arve, sellest ei saanud ju tekkida teenust, sellest ei saanud ju müüjal käivet tekkida, kuigi ta võis selle deklareerida. Aga siis on temal kohus ka see oma deklaratsioonist see käive välja võtta, parandada deklaratsioon, esitada krediitarve teenuse ostjale ja teenuse ostja deklareerib samuti selle saadud krediitarve ja tagastab siis meile selle algul maha arvatud käibemaksu. Käibe deklaratsioonil on lisad, lisa A ja lisa B. Need lisad tähendavad seda, et kaubateenuse müüja näitab oma lisal, see on siis A lisa, müügiarved. Kui see arve on siis vähemalt 1000 euro suurune ja üle selle ja soetaja deklareerib siis need arved oma infi B-l, näitamaks, kellelt on teenuskaup saadud ja meil on siis võimalus selliselt kontrollida, et kas müüja on tehingu deklareerinud, kui see on ikka 1000 või rohkem, selle maksumus, selle tehingu väärtus ja kas ta on deklareerinud ja millal on see mahaarvamine. Nüüd maha arvata võib juba sellel maksustamisperioodil, kui müüjal tekkis käive, kuid see ei tähenda, et ainult sellel maksustamisperioodil võib seda teha. Seda võib ka hiljem teha, aga väga oluline moment on nüüd arve saamisel. Tihtipeale aetakse segamini arve väljastamine käibe toimumise hetkega, aga see ei ole seadusandluses oluline. Arve väljastamine võib olla varasemalt, aga oluline on ikkagi, millal on osutatud teenus või kaup ja millal on saadud nende eest raha. Ja samamoodi siis saab sisendkäibemaksu maha arvata, kui on imporditud kolmandast riigist kaupu, saab tollile makstud käibemaksu tagasi maksta. Aga ikka, kui see soetus on oma maksustatava käibe jaoks. Ja nii on ka siis välisriigi isikult pöördmaksustatava kauba või teenuse ostmisel sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus, aga ikkagi alati tuleb seda vaadata, milleks on see ost tehtud, kas see on ikkagi oma maksustatava käibe jaoks. Siin võib ka olla nii, et osaliselt on maksustatava käibe jaoks, osaliselt hoopis mitte ettevõtluse jaoks. Et see pöördmaksustamine ei tähenda siis sugugi seda, et alati on
ainult deklareerimise kohustus pluss miinus, mis on 0, vaid sellistel juhtudel, kui ikkagi teenust või kaupa ei kasutata oma ettevõtluses ja oma maksustatava käibe jaoks, siis tuleb ka päriselt see käibemaks riigile tasuda. Seega me näeme, et käibemaksuga maksustatavate tehingute puhul müüja paneb käibemaksu peale, ostjal on õigus see käibemaks, mis ta siis müüjale on maksnud, tagasi saada. Ja nii kaua, kui siis need tehingud toimuvadki käibemaksu kohustuslaste vahel, siis riigile ei peagi sellest käibemaksu riigieelarvesse jääma, sest müüja paneb käibemaksu peale, maksab riigile, ostja küsib selle sama summa tagasi. Aga mis hetkel jääb siis käibemaks riigile? Riigile jääb ta ikka siis, kui see kaupade või teenuste müük väljub nende käibemaksu kohustuslaste omavahelistest tehingutest. Nad kaubad, teenused müüakse juba mitte kohustuslastel, lõpptarbijatele. Ja vaat see käibemaks, mis siis nendelt tehingutelt, kaupadelt eelarvesse kantakse, seda siis tagasi saada ei ole võimalik mitte kohustuslasel ja see jääbki siis eelarvesse. Kui nüüd nii mõelda, et kõik ongi väga ilus, et käibemaksu kohustuslased teevad omavahel tehinguid, üks liidab, teine lahutab ja kõik on hästi. Kõik olekski väga hästi, kui keegi kohustuslastest pettust ei tahaks teha. Ja milles siis pettus seal siis seisneb, et see isik, kes arvele käibemaksu kirjutab, ta isegi deklareerib selle käibedeklaratsioonil. Ta näitab ka meie nendel lisadel, et tegemist on müügiarvega, et ostjal oleks õigus sisendkäibemaks maha arvata. Kuid kui müüjal on kavas pettus teha, siis ta lihtsalt jätab selle käibemaksu tasumata või ta püüab kuidagi kas siis fiktiivsete arvete alusel suurendada oma sisendkäibemaksu mahaarvamise arvatavat summat ja sellega seoses lihtsalt füüsiliselt jätab selle käibemaksu meile maksmata. Mis puudutab ostjaid, nende puhul siis pettus võib seisneda selles, et ta teebki soetused, aga võib-olla need soetused ei ole sugugi oma selle maksustatava käibe jaoks vajalikud. Alles hiljuti kuulsin, et kuidas üks ehitusfirma ütles, firma pealik rääkis, või tema on rääkinud, et kuidas ta ostis juba nii palju materjale, et ta saab ka ühe eramu ehitada ja selle lihtsalt maha müüa. Nii et ka see on oluline vaadata, kas ikka kõik need soetused on vajalikud olnud selle ehitusobjekti jaoks. Olu kas või siis tööjõu rent või ehitusteenus, kas selle objekti jaoks oli seda tööjõudu üldse nii palju vaja, nagu arvetele on kirja pandud. Kaia, mul on, näed, see lõppeski ära, et just oli. Et siia chati on 2 küsimust tulnud. Et üks on sel teemal, et kui nüüd arvel on teenus, tööjõurent, et kus arvel on teenus, aga tegelikult on tööjõurent, et kas meie siis majandusliku tõlgendamise põhimõtte kohaselt ei saa sekkuda. Vaata, sa ütlesid, et me lähtume sellest, mis arvel on kirja pandud. Jah.
et meie tahame ümber nimetada seda ehitusteenuseks või? Ma arvan küll jah, et on siin, kuna sa rääkisid ehitusteenusest ja tööjõurendist ehk, et see, mis on arvel kirjas, ei vasta tegelikule, et kuidas siis on? No, kui me suudame tõendada, aga mis vahe, kui see on suudetud nii tõendada, sest et kui on ehitus... Kes see tahab keegi, Revo, tahad sa midagi öelda või kes see? See oli sinu küsimus, Revo, sa võid... Minu küsimus, aga vist Allani heli on praegu. Ma lülitan Allani välja. Lihtsalt mute'in. Ja minu küsimus oligi, ma mõtlesin seda, vaat sa rääkisidki, et kui on teenused, siis on 0% käibemaks, aga kui on tööjõurent, siis tuleb 20% käibemaks. Jah. Et sellepärast ma nagu mõtlesingi, et kui tegelikkuses ikkagi osutatakse, Eesti ettevõtte osutab siis ikkagi tööjõu renditeenust, et siis ju tegelikult selle käibemaksude peaks deklareerima ja siia Eestisse tasuma, ma saan aru. Jaa, kindlasti. Et siis tekibki see maksueelise koht, et kui ta arvele märgib teenuse, siis ta tegelikult selle valesti märkimisega mingis mõttes tekitab ju endale maksueelise, et ta ei pea seda käibemaksu tasuma. Jaa. Võib-olla ka selles mõttes, et ta ei pea seal teises liikmesriigis kohustuslaseks ennast võtma. Et kui on ehitusteenus, ütleme nii, et kui peatöövõtjal ei ole, kui peatöövõtja on näiteks Eesti firma ja alltöövõtjad on Eesti firmad ja kui peatöövõtjal ei ole seda teise liikmesriigi numbrit ja alltöövõtja teeb ehitusteenust, siis peab alltöövõtja ennast seal teises riigis kohustuslaseks võtma. Aga kui tema tööjõurendi teenust müüb, siis ta ei pea seda tegema ja müüb 20%-ga. Et selles mõttes, et näiteks, et mitte lihtsalt kohustuslaseks võtta teisest riigist, et seal on jälle vaja deklareerida, raamatupidamisteenust osta, et see on nagu keeruline moment, et võib-olla hoopis nagu sellel põhjusel siis müüakse seda tööjõurenditeenust. Aga kui ikkagi on konkreetselt öeldud, et on teinud keevitustöid nii palju, nii mitu tundi, siis kuidas me saame öelda või kui meil on põhjust öelda, et tegelikult siin Eestis ei ole üldse teada, mis töid need mehed seal Rootsis tegid, kas tegid ehitustööd või pandi neid hoopis mingit muud tööd tegema, et kui on, aga ma ei tea, kui on vaja, kas on seda vajadust nüüd kuidagi ümber defineerida, ei ole kokkupuudet olnud. Põhimõtteliselt küll, kui sisu ei vasta vormile, siis me maksustamisel lähtume ikkagi sisust ju. Et nad nagu panevadki valesi andmeid arvetele kirja. Tähendab, ega maksustamine toimub ikka. Kas maksustamine toimub pöördmaksu tulemusena või lihtsalt arvele lisatakse 20%? Ega maksustamine on ikka, need mõlemad, 0 ja 20 on ju mõlemad maksustamised. Vahe on selles, et kas sa pead 20% ära maksma või 0% maksma, et summa on erinev. Jah, kindlasti, aga siin on ka, et selleks, et ehitusteenust müüa, siis sa pead vastutama ka selle teenuse kvaliteedi eest. Kui sa alltöövõtja teeb konkreetseid ehitustöid, tulebki vastu võtma Päästeamet ja kes iganes ja see ehitusteenuse osutaja peab ise andma üle selle töö. Aga kui on tööjõud antud kasutada, siis tema ei vastuta, ta ei pea seda tööd üle andma, ta ei vastuta kvaliteedi eest. Ja ma tahtsin omalt poolt veel lisada Revo küsimuse peale, et väga oluline on, et tulumaksu ja käibemaksu seisukohalt vaadataks siis seda sisu ühtemoodi, et kui nüüd renditöötajate puhul tekib alates 1. jaanuarist kohustus maksustada neid esimesest päevast Eestis, siis selge on see, et tekib selline ahvatlus öelda, et tegemist ei ole renditöötajatega, vaid tegemist on alltöövõtuga ehk lähetatud töötajatega ja siis peab seda tulumaksu poolt ja tööjõumaksudega tasustamise
maksustamise poolt, siis käibemaksu poolt vaatama nagu koos? No, kui on tõendatud, et ei ole sellise teenusega tegemist nagu arvel, no loomulikult võib siis ümber vaadata ja vaidlustada seda. Ei, ma mõtlesingi, et pigem, et ongi, et kas siin võiks olla nagu mingisugust nagu huvi nii-öelda, kas siin on nagu pettuse kohta, et see pigem see oli see võib-olla küsimus. Võib-olla see huvi tuleb tõesti tulumaksu teemal või selle töötasu maksustamise ja sellega seonduvalt, aga käibemaksus iseenesest maksustamine on mõlemal juhul ja et kas see maksmisele kuuluv summa on 10 000 või 10 000 pluss 20%, 12 000, see on nüüd küll jah, küsimus. Aga samas ka ehitusteenuse puhul teises riigis olla kohustuslane, ega alati ei ole ju ka petturitega tegemist, ega ikka tavaline inimene, tavaline firma ka ikka tegutseb. Ja tõesti, iga nüüd väikse ehitusteenuse pärast hakata nüüd võtma ennast kohustuslaseks teises liikmesriigis, see on ka väga kulukas ja ei ole väga asjakohane. Nii et niisugused valikud on siin käibemaksuseaduses olemas maksustamisel. Revo, sul oli üks küsimus veel. Jaa, mul oli see lihtsalt korraks, et enda jaoks, ongi, et võib-olla ma pole lihtsalt ise nagu tähele pannud seda praktikas, et niimoodi tehakse, aga kas ma saan nüüd aru, et kui impordi korral siis kasutatakse osaliselt siis näiteks seda kaupa siis maksustatava käibe tarbeks, aga ütleme, et osaliselt või mingi osa sealt kaubast siis näiteks ei lähe maksustatava käibe tarbeks, ma ei tea, näiteks telekate müüja ostab teisest liikmesriigist hunnik telekaid, aga ütleme siis 10% telekatest näiteks jaotab oma töötajatele laiali. Et siis saan aru, et ta peaks siis deklareerima niimoodi, et ta võtab nii-öelda käibedeklaratsiooni, paneb ikkagi täissumma, aga sisendis ta võtab siis maha nii-öelda see summa miinus see 10% siis neid telekaid, eks ju? Kindlasti, kui tal ei lähe osa ettevõtluseks, kui ta ei maksusta neid telekaid, mida ta kasutab muuks otstarbeks. No mõtleme, kui tööjõurent on ja tuleb siis sealt Poolast saadetakse 3 meest siia tööjõurendina ja üks mees pannakse oma koju siis remonti tegema ja 2 tööpanuseid kasutatakse ikka siis ehitusobjektil näiteks, et siis ongi nii, et 2/3 sisendkäibemaksust kuulub siis tagasiküsimisele ja 1/3 ei kuulu tagasiküsimisele. Et pöördmaksustamisest ongi selliselt ka valesti aru saadud, et mõeldakse, et see on nii hea, et teeme ainult pluss-miinus, mis on alati 0, aga ei ole 0, sest on ettevõtlus ja mitte ettevõtlus ja ettevõtluses veel on ka maksuvaba käive, et see ongi, et ainult maksustatava käibe jaoks saab maha arvata, et mitte ettevõtluse ja maksuvaba käibe jaoks seda maha arvata ei saa. Seda sisendkäibemaksu, mis on makstud. No, väga hea. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis minu poolt on kõik enam kuulamast.